Henri, mis sa arvad, mis auto see on? Diisel või bensiin? Kindel diisel. Tundsin juba siukest põllumehe haisu üleval. Kuula seda. Seda kuulsid või? Puhas kondimootor. See vist on natuke lennuki moodi. Undab veits. Fredi on see hoopis. Kuule, mida sa vahid? Tule autosse, meil video vaja ära filmida. Vana jälle surub, vaata. Davai, läksime nüüd, noh. Lase sisse ka. Joh, ei kiires. Real talk. Real talk. Davai, Fredi. Räägi siis, mis sa mille sõna seekord siis saatis sealt toonud? Tere, Mähi. Ise tõid selle mulle üldse. Okei, tõid jah. Tegu siis Renault Zoe'ga, mis sellel erilist on. Meie esimene ja Motopurgi esimene täiselektriline auto. Me pole täiselektrist autot veel saanud proovida ja nüüd siin ta on. Jaa, täpselt. Et hübriidautosi ma olen proovinud erinevaid, aga niimoodi, et ma saan panna näiteks ükskõik mis kiirused gaasi ja see ei tõmba mingit bensiini ega diiselmootorit taha. Mis mootor? Elektrimootor. Elektrimootor, jah. Mis käigukast seal on? Kas seal on DSG? Kas seal on CVT? Kas sellel on mingi oma nimetus? Sellel on variaator. Ei. Rootor. Oota. Ma tean, oota. Reduktor. Turbiin. Mootor on muidugi R135. See ei ütle muidugi paljudele mitte midagi. See ei ole nagu tavalise liitritega ja nii edasi. Ei ole V või rida. R135 tähendab seda, et tal on 135 hobujõudu. Ehk siis see on tegelikult see vängem versioon sellest Zoe'ist. Et sel Zoe'il on ka teine mootor R110, mis on siis 110 hobujõudu. Ehk siis meie käes on siin hetkel natukene vürtsika. Natuke teravam niisugune. Nobedam variant. Aku mahtuvus 52 kilovatt-tund. Tegelikult see number ei ütle mulle suurt midagi, sest kogemus elektriautodega nagu pole, aga võtsin kätte, natuke harisin ennast sellega. Toon siia mängu kohe ka siis selle kütusekulu nii-öelda, ehk siis elektrikulu, ehk siis tarbimise. Panen ette, meil on 200 kilomeetrine testiperiood juba olnud. Hetkel siis tarbimist näitab keskmiseks 14,9 ehk siis suures plaanis 15 ja ühikuteks on kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta. See on võõras värk, aga vaata, see on nagu big brain, suur aju, vaata. Kui sul on 52 kilovatt-tundi on aku ja su tarbimine on 15 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta, siis mitu korda see 15 sinna 50 sisse mahub? 3 ja veits peale. 300 ja veits peale kilomeetrit sellise sõiduga, nagu meie oleme teinud ja see ei ole kerge sõit olnud. Siin ei ole mingit ökotamist tehtud. Ei ole, kus juures. Mul kogu aeg muusika, mängin, kliima puhub nii nagu puhub, kasutan püsikiirushoidjat, kasutan kaarti, kõik asja, laen telefoni. Väga kõva number sellise pisikese auto kohta, see nagu on Porsche Taycan ja Tesla territoorium. Paberite järgi öeldakse, et tal on umbes tegelikult isegi 550 maksimum. Aga no reaalne jääb sinna 300 lõppu, 400 lähedale isegi tegelikult. Käigu ongi, vaatame, siin on 3 tähte, R, N ja D. Ja D kõrval on B. Kui sa selle B sisse lükkad, siis sa saad kasutama hakata nii-öelda seda E-pedaali, ehk siis gaasipedaal muutub siukseks elektriliseks pedaaliks. Jala gaasi pealt ära tõstad, auto automaatselt hakkab ennast ise pidurdama ja samal ajal juba laeb ka. Ütleme nii, et piduripedaali vajutamine hakkab, kui sa sellega üks hetk ära harjud, tegelikult hakkab veits vähenema. Et tegelikult... Ja, aga teeme väikse demo ka, siis ma panen selle B peale ja võtan jalan nüüd pedaali pealt ära ja auto kohe pidurdab. Ta ikka nagu pidurdab jõuliselt kohe. Aga äkki vaatame autoga väljast üle? Kuule jah, tšekime väljast ka üle, kuidas see auto välja on. Davai. Uus Zoe väljast, väga moodne. Ja oma ruumikuse poolest siis selline pisikene linnapunn. 4 ust on tal küll olemas, aga läheb sinna väikeste autode kategooriasse, kus need jaarised on. Ja värvi poolest, hetkel on meil siin käes valge, aga tegelikult on ka palju teisi ilusaid erksaid värve, mis minu arust toovad siia hallmetallik linnapilti väga palju ilusat juurde. Uue Renault Zoe nina on modernne. Siit Renault märgi alt leiame laadimispistiku. Hopsti. Ning täiesti uued LED Pure Vision Renault esituled. Need on siis täis LED esituled, nii päevasõidutuled kui lähi- ja kaugtuled. Ning siin alt leiame väikse udutule ka.
Nüüd, kui natukene siin väljaspetsialistidele rääkida, siis tegelikult siin on praegu ilus 16-oline välg ilusate kodaratega all, aga kui tahad, võid ka panna sinna 17-sed alla. Ja küljepeegel on väga viisakas just nimelt sellepärast, et lähed kaubamajja, saad kokku pakkida. Tagaukse saab siit huvitavast kohast lahti. Kinni läheb natukene nagu laudauks ja selle antenniga ma arvan, et võib automaatpesulus natukene probleeme olla. Nüüd, kui siia pagassiruumi vaata, siis tegelikult selle auto kohta on see vägagi suur ja siin ilus hele sisu ja värki. Ja, natuke raskelt käib kinni, aga sellegi poolest tagaotsas ilusad liikuvad suunatuled ja elektriauto, ega sellel ju sumpsi pole. On the road again. Nii, poiss. Vaatame seest ka läbi selle asja. Ei näe välja odav seest. Kõik need materjalid, mis meil siin ümber on, need on 100% taaskasutavatest materjalidest tehtud. Turvavööd on ka kunagi võib-olla olnud mingid mis asjad. Need uksed võivad olla mingi vanad plastpudelid. Ma polegi väga näinud, et tekstiil uste peal on tavaline, aga siin konsooli ümber näiteks tekstiil ja mis veel hullem, armatuur. Mitte nagu halvas mõttes hullem, nagu lihtsalt see nagu hullumeelne nagu selles mõttes, ma pole kunagi näinud, et keegi tekstiili paneks nagu armatuuri peale, aga tegelikult näeb väga šef välja, mulle meeldib nagu veits. Talvist olud Eestis on, nagu on, seega on isegi roolisoojendus ja siin 2-astmelised pepusoojendused ka. Võib-olla sul juhi kohalt on praegu parem rääkida siis sellest blokist. Siin on digitaalne blokk, kus siis ta ühel pool näitab kiirust ja poolkaarena näitab ka siis enam-vähem nii-öelda siis, mis on siis kütusauto mõttes näiteks nagu pöördeid. Samuti on siin näha siis paremal pool, su auto kasutab jõudu või siis vastupidi laeb. Ja samuti siit rooli pealt, siit multifunktsionaalse rooli pealt siis klõpsides saad sa siis muuta ka oma siis erinevaid siis keskmise pildi siis kuvasid. Mina võtan siis nüüd selle multimeediasüsteemi ette ja ma ütlen kohe alustuseks ära, et vaadates nüüd natukene siin eelnevaid Renault'si, siis see keskmine multimeediapaneel on suhteliselt odav välja näinud. Aga sellel autol on see paneel väga ilus. Mulle meeldib see. Ta on läikiv, ta on väga terava pildiga ja paljude funktsioonidega. Siit saab igasugust põnevat infot, siin on navigeerimine, saad suurelt kaardi ette siia panna, muusika, telefon, raadio, seadete alt saab igasuguse auto erinevaid asju näppida. Ühesõnaga multimeediasüsteemi kiidame heaks. Helisüsteem on arvestatav. Ta on hea, ta ei ole halb, tõsi, ees otsas on parem ja siit meie istmetest tahapoole, seal just nagu ideaalne ei ole. Läheme siit natukene edasi, siis siin süsteemi all on siuke lennuki vaibiga siuke mingi juhtpaneel jälle. Sellest allapoole on väga hästi õnnestunud disainiga ja lihtsasti kasutatav kliimapaneel. Elektriauto, elekter, tead, telefoni laadimine ka, vaata. Telefoni laadimisvõimalustega siin nagu kokku pole hoitud. Siin on 2 USB auku ees, 2 USB auku siin taga, siis siin on klassikaline 12 volti pistikupesa. Auksi auk on seal, kuigi ma ei tea, miks sa peaksid auksi tahtma, kui siin on Bluetooth süsteem ja kõik asjad. Tead sa kõik, kui sa tuled siia vana mingi Nokiaga, siis sul võib-olla ei ole Bluetooth. Siis sul võib-olla ei ole muusikat ka seal telefonis. Lisaks kõikidele nende juhtmevariantidele on siin all siuke päris sümpaatne koht, kus oma telefoni hoida ja see laeb su telefoni, kui sul on juhtmevaba laadimine telefonil. Aga Fredi, siiski oletame, et me läheksime kohvile. Kuidas meil siis lood on? Kas me saame kohvile minna? Kohvile saab minna ja 2 topsi mahutad ära. Siin keskel 2 topsi hoidjad. Aga nüüd kehva asi on see, et siin ei ole mitte ühtegi käetuge selles autos. Ei ole ees ega taga käetuge. Esiistmetes rääkides ülimugavad. Kui sa vaatad neid, siis nad ei anna sulle kohe muljet, et need on vapsi mugavad. Aga ütleme nii, et ma pole siiamaani aru saanud, et mul midagi halvasti oleks siin autos. Ja mina olen see, kellel on selghaige. Mulle meeldib see istme puhul see integreeritud peatugi, et see ei ole nagu eraldi siin, vaid see on nagu siuke, nagu sportautodel. No, arvestades seda. Oi, näed, siis seda on vaja. Aga davai, sisu on üle vaadatud. On nagu on, taga on natukene kitsas, aga saab hakkama. Räägime sõidumugavusest, siis paitab kõrva see, et täielik vaikus on. Peale selle, et ta on elektriauto, ta ei tee müra, on tegelikult auto ise seest ka suhteliselt vaikne. Välist müra kui sellist ei kostu tegelikult isegi sisse. Tuul või nii edasi. Vedrustus on kohati natukene jäik.
aga see annab juurde nagu seda täpsust autole. No sina käisid selle autoga maanteel, kuidas sul oli maanteel sellega? Ütleme nii, kiirusel 90 on väga ok, et üsna vaikne, täitsa sõidetav, aga kui nüüd on siin suvel 110 ala sul ja lähed 110-ga sõitma, siis esiteks aku kulub hästi kiiresti siis ja teiseks on see, et ikkagi seda tuulepuhinat tuleb siis ikka juba sisse päris palju. Fredi, kus ma sõidan praegu? Sa ei tea midagi, kus ma sõidan bussirajal. Elektriautoga võib sõita bussirajal, seega ummikutes isegi võib kasuks tulla, võid võita. Näete, ma olen bussirajal, see tuli näitab, et ma võin minna, aga see vend ei lähe kuhugi. Siis kliima, kuna Eestis ei saa üle ega ümber, meil on 4 aastaaega, mis vahest on suhteliselt eristamatud üksteisest. Talvel on siis natukene väiksemad näitajad, aga vaata, mis selle peale oskan öelda, talvel võib sõiduulatus väiksem olla, aga sa ei pea ootama, kuni automootor soojaks läheb, sul puhul kohe seal ongi sooja. Tõsi, sa saad kohe auto soojaks. Ja kui ma seda naisele osta tahaks, oskad sa Fredi öelda, palju ma maksaks selle auto? Hinnad algavad umbes 32 000 ja selline proovimudel nagu meil on 35 000 umbes. Eks nad on kallid? Nad on kallid, aga mina ütlen selle peale niimoodi, et nagu kui sa tahad elektriautot, mille sõiduulatus pürgib tippude juurde, mis maksavad üle 100 000, tegelikult siin on seda elektriautot küll ja veel, aga igapäevaseks liiklemiseks ma ütlen ausalt, et auto võlus ära mind. Meie algul vaatasime, mõtlesime, et okei, siin linnas sõidad, aga kui sa tahad minna üle Eesti kuhugi sellega sõitma, et kuidas sul siis nii-öelda infrastruktuur välja näeb nii-öelda laadimispunktide näol. Ja eks me olime tegelikult nagu veidi skeptilised selles suhtes, aga niipea kui me lõime siis kaardi lahti, mis näitas seda kõike, kus need laadimispunktid on. Tegid kaardi lahti ja see oli lihtsalt terve Eesti on täis. Isegi Vormsi saarel saad laadida seda elektriautot. Isegi Vormsi autol saarel. Inimesed peavad natuke sellest hirmust üle saama, ma arvan. Ja küll need elektriautod käima ka lähevad. Ma arvan, et siinkohal ongi võib-olla paras, et meil on 38% akut järgi, et lähme paneme selle asjal laadima ja teeme väikse kohvi äkki. Igatahes jõudsime siia laadimispunkti ja siin me oleme luuk lahti, kust tangid voolu sisse. Seda ma tean, mees. Ja, nii. Jupp, ma ühe asja veel tooma. Kas need on samasugused otsad? Ei ole. Vaata, nii. Väga hea. Ja siis läheb see siia. Nii. Meil on kaart. Meil on kaart, meil anti kaart. Vajutage DC, AC. Siit. Laeb. Nii, juba mingid sekundid laevad seal. Tegelikult ei olnudki nii keeruline. Et juhe lihtsalt sisse. Laadimine on lõpetatud. No mul on kinni see, ma ei saa midagi teha. Obad jats. Ühesõnaga, tegelikult väga keeruline ei olnud, siin natukene pidi seda asja käppa saama. Mingi sahker-mahker korraks oli. Aga ühendad kaabli vajutad start-nuppu, kui oma kaardi oled ära skänninud ja nii ta on. Ja ma olen vaatan nüüd palju meil laadimisaega näitab. Siin muidu me natukene tegime sohki ka. Joppas seekord olema näe veel üks soovi. Ja näed, saate näha, siin on tegelikult üks punane versioon sellest. Me natuke vaatasime, kuidas see pealt töötab. No võt, akut jäi meil järgi 38% ja nüüd näitab, et tund 45 läheb, et laadida vist täis. Meie elektriauto kogemus oli emotsioonide rohke, saime palju teada. Mulle väga meeldis selle auto puhul, et see sõiduulatus on ikka tegelikult väga suur. Seega inimesed, ärge kartke need elektriautosid, tegelikult nad on päris ägedad asjad, eriti linnas sõitmiseks. Täpselt, ja tegelikult saab pikema sõidu ka ette võtta lihtsalt, siis natukene tõesti võib-olla pead planeerima, aga see on reaalselt väike asi. Aga kui teie tahate seda autot proovida, minge City Motorsisse, nemad meile selle auto kasutada andsid ja kindlasti saate ka seal proovisõitu teha. Või siis võtate selle sama punase Elmo autosid kõrvalt. Aga meie poolt, ma arvan, et on kõik. Olge mõnusad ja kuna meil on 1,5 tundi aega, siis Sirke ka vist oli siin sama. Aeg on, lähme võtame väikse kohvi ja järgmise korrani. Tšau!